Tere, kuidas läheb? Ma olen Jarkko ja tänään mõtlesin näytän teille, kuidas Alexala laaditakse, kuidas see äppi töötab ja niimoodi, et pistän tuosta noin telefoni salvestamaan ja siis näytän Google Play poes. Siis kirjoittamme sinne laatia. Oleks voinut Alexala laatia kirjoittaa, aga siitä leiab selline äpp. Laatia, Alexala oma. Mulla on se nyt juba laettud ja tegelikult mä jopa nyt autot laen, aga mä näytän kuidas asi käy. Siitä teemme selle laatia lahti. Ja mä soovittan jopa kotus laadita selle ja siis panna kõik enda andmed sisse ja kaardi andmed sisse ja tehdä kõik kodus ennen kuin tuleb siellä laatia juurde. Oota, mä voisin niimoodi tehdä, että mä lopetan selle praeguse laatimise ja mä näytän teille, kuidas se asi käy. Nii. Niimoodi. Nii, se läheb niimoodi lahti. Näyttää, että olet siinä ja no, voit zoomata väliä. Näet terveesti. Aga ma olen nüüd siin Imaveres. Imaveres zoomitaan natuke ja siis tuleb kaardi peal näitab. No, vaatame siit, siis näitab niimoodi. Näitab niimoodi, kuidas laadijad on. Nagu kaardi peal. Ja se on päris loogiline, sest parklas üks on seal teisel poole ja se on 50 kW, siis siin kõrval on se 160 kW ja siis on Kempowerid. Ma ei tea, miks se Type 2 näitab, et se ei töötä, ma ei tea. Aga vajutame siit, oleme siin suht keskel, vajutame siit. Siis näitab Baieristi tikkupois 150 kW. Vajutame siit, noh, ma ei tea, miks se näitab veel Occupied, sest mä jopa lopettasin laatimise. Aga siin näitab need pistikud. DC1, DC2, DC3, DC4. Need kõik on seal postide peal, ekraani peal on kirjas, mis on mis. Mis on mis laadija. Väga huvitavasti näitab see Occupied. Lopettasin juba ammu, et vaata teeme niimoodi. Äkki nüüd näitab, et ei ole Occupied. Ma ei tea miks, ma ei tea kas see on eesti keeles eestlastel, aga minul see on inglise keeles millegipärast see äppi. Aga noh, vahet pole. Siis vajutame siit, noh nüüd läks tööle. Vajutame DC1. Siis näitab minu nimi ja palju mul maksab. Mul on see kuuleping, sellepärast mul on natuke odavam kui teistel. Vajutan siit, continue. Siis tuleb bla. OK. Thank you, your charging process will start shortly. Continue. Sitten käydään laittaa liitin kiinni. Mitte liitin, pistikku kiinni. Pistik kiinni ja näitab niimoodi. Ja niimoodi auto läks laadima. Päris külmne näu oli -8. Nüüd laeb auto. Siis vaatame jälle seda äppi. Mis see äpp näitab. Aga nii, nüüd see äpp näitab, et ma laen siin. Siis näitab mitu kilovattitundia laeb ja kaua olen laadinud. Siin on ka näha seal, et ma olen laadinud kokku 190 korda ja 3500 kW laadinud. Ma olen paar korda laadinud. Et soovitan juba kodus need
kõik asjad vaadata üle enne kui siia laadija ette tuled. Siis on kõik palju lihtsam sinu jaoks. Ja nii see käib. Seal laadija küljes on kinni ka, et kuidas need juhendid, et esimeseks äppist käima ja siis alles pistik autosse kinni. Aga minu arust töötab teistpidi ka. Et paned pistiku kinni ja siis äppist käima. Et tegelikult vahet pole. Aga see tegelikult peaks niimoodi tegema ikka, et esimeseks äppist käima ja siis pistik kinni. Siis kõik töötavad nii nagu peab. Ja nii. Ma ei tea, mis keerulist siin on, sest tundub, et suht mitul inimesel nad ei saa hakkama sellega, et virisevad, et on keeruline kasutada ja ma ei tea, pole midagi keerulist minu jaoks. Siis kui me zoomime siit välja näitan, Tallinnas on praegu kuskil siin on teine kiirlaadija Peterburi tee Alexelas. See on täpselt sama asi töötab samasugusesti. Niimoodi. Ega no midagi muud ei ole rääkida siin. Äpp töötab niimoodi ja noh, ma ei tea, töötab nii nagu peab. Päris lihtne kasutada. No jah, äkki keegi õppis siis midagi. Siis kui vajutan siit stoppi, siis see peatab selle laadimise ja nüüd kui vajutan stopp. Are you sure you want to stop the charging process? Ja stop. Siis lõpetab, no nii. Ja ongi kõik. Nii. Eks see video ollut siin. Meitsi on Jarkko ja näemme järgmisellä korralla.